Tervist, olen Illar Kohvinaualt ja täna on neljapäev, 21. veebruar aastal 2019 ja ilm on sükene ilus, tuuline natukene ja no vaatame siin seda jälle värki, et lumi on ikkagi saaga juba ära sulanud enam-vähem ja siuksed laigud on, aga vett ei ole, et natukene jää paistab ühesõnaga. Aga miks ma seda juttu räägin? Ma räägin seda sellepärast, et meie Eesti meedial ja ütleme siis seal Kanal 2 reporteril ja siis Õhtulehel neil on kange suur huvi, et nii kui kuskil natuke vett näevad, kui lumi sulab, et siis ruttu jooksvad kohale, et oi, Soomaal suur vesi, tulge nüüd vaatama. Et no kui muud asja nagu kajastada ei ole, et siis kajastatakse suurt vett, näitab, et kus see suur vesi on, eks ole, et kui on talvel lumi sajab, no siis ta ikkagi sulab ära, eks ole, siis ikkagi vesi tuleb natukene, et noh, see on suke hea naeru koht, eks ole. Ja miks ma seda teemat nüüd praegust räägin, on asi selles, ma tahangi rääkida natukene Kanal 2-st ja siis sellest Õhtulehest jälle. Et noh, Kanal 2 on küll see Eesti meedia väljaanne või noh, see kanal, eks ole, aga siis Õhtuleht kuulub Ekspress Grupi alla. Aga nad on noh, täpselt ühesugused mõlemad, aga siin võtta üht ja viska teist, et ega siin vahet ei ole. Et noh, eile oli kuulda või noh, meedias lugeda selline uudis, et Kanal 2 saade Õhtu hakkab minema nüüd natukene hilisemaks, et noh, varsti hakkab ööks minema juba, et seal need igasugused saatejuhid Putšakovid ja mingisugused Munnakovid võib-olla, mõni Munnakov ka oli juurde, kes seda teab, et siis nad saavad jälle ihihi, ahaha, et nende saate sisu on ju sõukanud, ega seal muud ju ei ole, et eks ole, et oleks tore nüüd jälle, kui üks uus saatejuht ka veel tuleks juurde sinna, et eks saaks veel põnevat teha, et kui on Putšakov, et siis tuleks ka Munnakov juurde, eks ole, või siis oleks hoopis nii, et Putškov sõnaga, et no Putš on nagu siis ütleme vene keelest võtta on tulevik, Putš, et on siis selle õhtusaate Putš, õhtusaate tulevik, eks ole. Et noh, kui niimoodi võtta. Aga kui nüüd tõsisemalt natukene seda teemat võtta, et noh, et ega seal, et võib ju seda õhtut veel viia nagu hilisemal ajale, need tuul ka viib selle hääle minema võib-olla, et siia poole. Et ja võivad seda reporterit siis kärpida, eks ole, aga kui on kõik ühesugune saast, eks ole, no seal rahvas ei vaata, rahvas ei kuula, no mis asja. Et mina teen igastahes ettepaneku sellise, et kuulge, lugupeetud televaatajad, jätkem Kanal 2 vaatamine, jätkem Kanal 2-le intervjuude andmine, saates osaleme, laseme see Kanal 2 kenasti põhja, et senikaua kui ei ole Eesti meedia, või laseme Eesti meedia ka põhja, et senikaua kui ei ole seal suudetud asju niimoodi korda teha, seda vana kontingendi, vana juhtkonda välja vahetada, et ärme vaatame, ärme kuulame, et laseme selle Kanal 2 lihtsalt põhja minna, et parimad saated, nagu need naabriplikad ja sellised huumoriseriaalid on kõik ära kaotatud sõnaga, noh, see ei ole mitte midagi vaadata, eks ole, et ja samas, kui ütleme Õhtuleht, et Õhtulehes ei ole ka mitte midagi lugemisväärset, eks ole, et näiteks kui Illar Kohvi, mina saadan oma neid Illar Kohvi meediablogi lugusid, minu meediat vaatab üle 70 000 inimese loeb seda pidevalt sõnaga, nii et on hästi loetav ja saadan pidevalt jälle oma meediablogi lugusid Illar Kohvi meediast. Mitte midagi ei avaldata, eks ole, et Ekspress Grupp on ikka sükene kõva tegija kohe nii, et nemad avaldavad seda omasuguse paska ja jura seal, aga midagi muud nad ei suvatse avaldada. Et nagu ma räägin, et kui on Soomaal lumi hakkab sulama, eks ole, siis jookseme kõik kohale, pliks, teeme pildid, filmime kõik, oi, näe, lumi sulab, näed, vesi tuleb, oi, kohe, noh. Et see on nagu laste liivakasti mäng, et kui mitte millegist midagi teha, kirjutada ega ei ole, et siis millegist ikka on, et täpselt samamoodi ma soovitan siinkohal ka seda, et kuulge, lugupeetud lugejad, jätkem ka Õhtulehe lugemine, jätkem Õhtulehe tellimine, ostmine, milleks sellist
sellist mõttetut möga lugeda sõnaga ja raha raisata selle peal, kui sealt mitte midagi lugeda ei ole sellist, et laseme selle Õhtulehe ka põhja sõnaga, nii et vaatame, kas see Õhtulehe juhtkond saab välja vahetatud või oleks Ekspress Meedia ja hakkab nagu mõtlema natukene, et Õhtulehes võiks teisiti asjad olla või hakka mõtlema, et kõigepealt teeme nii, et laseme Õhtulehe ei telli teda, ei osta teda ja ei loe, nii et kui tiraažid kukuvad ja kõik, et siis hakkavad ehk rohkem mõtlema, et praegust irvitavad ainult, et las see Illar Koch kritiseb, las see lollikene kritiseerib seal Viinaval, me ei muuda mitte midagi, aga muutke, laseme ta põhja minna, et siis on nii, et siis olete saanud, mis te tahtnud ja sõnaga, et kui ka Illar Koch midagi ütleb, siis ta sõnab nii ära, et see asi peab ka nii minema, nagu ta tahab. Vaat nii. Ütlen mina, Illar Koch Viinavalt. Vot nii, yes!